Hei, teeme siis veel ühe täiendava maasika õie koolituse või katsetuse. Eelmine oli meil tehtud madalpistes või hääbepistes, siis käesoojenduseks proovisin korra teist varianti, see on siis selline kas keerdsõlm või rokoko või kuidas seda kuskil keegi on nimetanud. Katsetasin praegu siin oma nõela niidipaksust ja vaatasin, kuidas siis see suurus välja tuleb. Praegu nüüd võrreldes selle esimesega, ta on nüüd poole väiksem ja selle sõlme või selle, pigem ta on piste või sõlme tegemiseks me vajame pisut teistsugust nõela. Tema peab olema selline väikse silmaga, suhteliselt ühtlane ja neid on ka mitme suurusega. Minul on siin üks on jämedam ja teine on olemas peenem. Kuna ma tahan teha sellist suuremat, natuke lopsakamat õit, siis olen võtnud selle jämedama. See õis on tehtud nüüd ühekordse lõngaga. Aga proovime korra selle kahekordsega, kas saame suurema õie või ei saa. Siit kinnitan ta tagantpoolt ära, kuna ta on mul kahekordne, siis saan siit aasa läbi pista ja on hea kinnitada, ei ta jookse kuskile. Ja nüüd katsume hästi aeglaselt ja rahulikult vaadata, et siit nõel välja või ette välja ja pisut nagu vahet jätta, et siis saame selle kaare nagu kätte. Muidugi peame arvestama, et me peame neid 5 tükki tegema. Ja nüüd uuesti nõel siia ja samas otsast välja, kus ennem lõng tuli välja. Nii, mina olen nüüd kasutanud sellist varianti selle nõela ümber selle niidi keerutamisele, et panen nagu sõrmes ja nõela alla. On ka teisi variante, aga eks igaüks leiutab oma käe järgi kõige parem, omal mugavama. Ja kuna ma siia nüüd lugesin pea 25 keerdu, praegu meil nagu jämedam, proovime esimese teha 20-ga, et mis meil siis nagu välja tuleb, sest et iga kord, kui me tikimist nagu alustame, peaksime natukene ka niinimetatud eelsoojendust tegema ja katsetama lõngade paksusi ja nõela ja lõnga koostööd. Niimoodi keerutan ümber ja sõrmega aitan kaasa. Umbes kui nüüd see nüüd ära keerata, siis ta peaks ju siia juba mahtuma. Ja nüüd kõige keerulisem selle asja juures või ohtlikum pigem on see, et kui me hakkame nüüd nõela siit sellest keerutust läbi tõmbama. Olen pannud selle pöidla siia peale ja siis õrnalt niimoodi hakkan teda vaikselt tõmbama siit läbi. 5 on läbi tulnud ja nüüd ta peab siit keerdudest läbi tulema. Siit tuleb kinni hoida, et nad jooksma ei lähe. Nii, tuleb. Ja nüüd see lõpp ka natukene koondan teda kokku ja tõmban aga seda lõnga läbi. Nii, ja päris ilus tuli. Kuigi ta oluliselt suurem ei tulnud, aga tühja sest. Käes, et me saame selle ilusalt puhtalt ja ühtlaselt teha. Nii, proovime uuesti. Jälle nüüd see nagu mina olen läinud niimoodi parem külg ees, võib ka teistpidi minna. Aga üldjuhul on, kui siit nagu sisse minna, siis siit tagantpoolt välja tulla ja tõmbab nagu ta paremini kokku. Nii, oleme siit jälle startima saanud. Nüüd jälle siit sisse. Võtan omale sõrmed appi ja hakkan keerutama 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vist tegin eelmine kord. Jälle tuleme siit sellega välja.
tõmban ta kokku ja vormime ta ära. Nii, nüüd 3. Need arv oleks keerdudel ühesugune, siis tulevad need õielehekesed ka ühesugused. Nii, kui ta läheb liiga tugevalt, siis tuleb natuke seda noela siit niimoodi keerutada, ise peab aga neid keerdusid sõrmede vahel hoidma. Nii, tuli nagu kiusta veel mingi sõlm siia, pääses lahti. Nii. Ja täitsa olemas. Rõng tahab ise ka keerdu muidugi minna, aga rahulikult. Pika peale tuleb osavus ja kiirus. Kui olete lõnga ja riide ja noelaga sõbraks saanud jälle. Nii, siit saame vist ühega tehtud veel ja siis on meil ilusasti õis valmis. Ja viimane. Ups, ta nüüd kuskilt lahti ei pääseks. No nii, ja nüüd teise poole ja kinnitada. Ja päris hea tuli. Ta tahab küll niimoodi natuke kikki minna, aga kui ta nüüd ilusasti töö lõpetas ära pressida, siis ta jääb päris tore. Ja sellisele õiele võib näiteks isegi väikse päärli sisse panna kauniseks. Praegusel juhul on meil selline natuke poolakas toon. Sellist õie tegemist võib siis kasutada ükskõik milliste väikeste õite tegemiseks, ka meelespeoõied, sest et madalpistes on päris raske sellist väikest õie lehekest nagu teha. Aga selline tulemus on päris efektne.